See Prantsuse mõis on eriline. Mõned teist võivad selle isegi ära tunda ja seda sellepärast, et me oleme siin varem käinud 7 aastat tagasi. Ja pärast põhjalikku uurimist selle koha kohta avastasime tohutult palju ajalugu, mida me varem ei märganud. Nii et me lihtsalt pidime tagasi minema ja selle uuesti üles filmima. Me ootasime varemeid või võib-olla isegi renoveerimist. Aga ei, kui me kohale jõudsime, oli kõik täiesti lahti. Iga uks oli avatud. Nägi välja peaaegu täpselt samasugune nagu 7 aastat tagasi. Peaaegu 20 aastat pole siin keegi elanud ja see on nagu keegi poleks seda puudutanudki. Ja mida rohkem me vaatasime, seda veidramaks asi läks. Sest perekond, kes siin elas, polnud tavalised inimesed. Ja viimane neist ajas taga midagi peaaegu võimatut. Nendes tubades peitub tõeline mõistatus ja seekord arvame, et lõpuks saime teada, mis siin tegelikult juhtus. Lähme sisse. Ma olen sellest uurimisest ja selle maja näitamisest nii elevil, sest minu jaoks on siia tagasi tulemine tõeline nostalgia. Ja ma sain selle koha ajaloost palju rohkem teada ning nüüd tean, et see perekond ulatub tagasi aastasse 1639. Ma kuulsin siin natuke kriginat. Loodan, et see peab mu kaalu vastu. Aga ma viin teid täna läbi selle maja ja ka aia, sest see on selle pereloo jaoks ülimalt oluline. Ja räägin teile kõigest Morelli perekonna kohta, kes elas siin 4 sajandit. Enne kui viimane inimene, härra Etienne, suri selles majas. Elu on nii ilus ja samal ajal nii lõputu. Me kõik peaksime nautima iga hetke. Ja ma loodan, et saan seda teile näidata videote kaudu, mida ma teen ja seiklustega, kuhu ma teid kaasa võtan. Julge riskida, mine kuhugi, proovi midagi uut. Ma ütlen sulle, see on seda väärt. Pole mõtet koju jääda. Kas sa kuulsid kiriku kelli? See oli vinge. Okei, ma lihtsalt alustan. Vaata aeda, kus ma praegu olen. Praegu on umbes 4:30 pärastlõunal. Ja sa näed, kuidas see perekond siin elas ja ilmselt ka seda, miks nad on siin püsinud 400 aastat. Sest minu arvates on see koht lihtsalt imeline. Esimene hoone, mida siin näeme, on mingisugune kõrvalhoone. Siin on imeline latern. Tõenäoliselt on siin alles nende endiste hobuvankrite rattad. Ma lähen vaatan selle lauda sisse. Võib-olla on siin midagi, mis mul eelmisel uurimisel 2 silma vahele jäi. Siia on jäänud palju veinipudeleid. Kümneid ja kümneid tühje veinipudeleid. Olgu. Ja ka palju tööriistu. Aga mitte midagi, mis lisaks väärtust meie loole. Ei, vaata seda. Seal on isegi vanaaegne käiakivi. Nii et sa täidaksid selle kausi siin veega ja siis saaksid seda ratast keerata ja nugasid ja muud sellist teritada ja lihvida. Kõik käib käsitsi väntamisega. Neile, keda huvitab video, mille ma siin 7 aastat tagasi tegin, võib-olla isegi 8 aastat tagasi koos oma vennaga. Ma panen selle siia üles lingina. See on minu kallis vend, kes oli minuga kaasas. Me olime fantastilisel reisil läbi Prantsusmaa. Kas see oli 2019? Ma usun, et see oli 2019 või isegi 2018. Ma jään vanaks. Ma saan sel aastal 29 ja ma ei suuda seda uskuda. Ja tol ajal olin ma vaid 22-aastane noorpoiss. Mulle meeldib ka see latern, mis neil siin väljas on. Lihtsalt niisama ripub siin. Kui sa tuleksid koju oma autoga, sõidaksid sellega oma auto varjualuse alla ja siis see pandi õhtul põlema. Ma mõtlen, ma ostaksin selle maja siin. Tõenäoliselt teeksite teiegi sama. Nii et ja neil oli siin ka väike istumisala, mis on nüüd täiesti luude rohuga üle kasvanud.
see on eesvärav, mille kaudu ma just sellele kinnistule sisse tulin. Olgu. Nii et, jah. Ma tahan lihtsalt sind siit läbi juhatada, näidata sulle natuke ka tagaaeda ja siis viia sind siin selles imelises mõisas põhjalikule ringkäigule. Aga ma märkasin ka, ja ma ei uurinud seda eelmine kord eriti, et siin on teenijate maja, see kõrvalhoone siin väljas. Ma tegelikult ei tea, kas see oli teenijate maja või mitte, aga ma tean kindlalt, et neil inimestel olid tell ajal teenijad. Ma näen, et aken on praegu pärani lahti. Hüppame siis kiiresti sinna sisse. See oli isegi rohkem nagu väravahoone, aga ilmselgelt ei ole see loss. Ja see on kõik endiselt täielikult sisustatud. See on minu jaoks uskumatu. Jah, nii et ilmselt elas täpselt selles väikeses majas siin mõni väravavaht või keegi, kes töötas mõisas. See on peahoone kõrval. Ei, vabandust, see ei ole ühendatud. Sisse ehitatud kapp, väga koledad plaadid laes. Miks inimesed seda ikka teevad? Ma mõtlen, et tänapäeval enam nii ei tehta, aga omal ajal kaeti ilus valge lagi nende koledate vahtplastplaatidega. Vau, see on tõesti väga kitsas ukseava. Vaata seda. See ei mahu siit isegi läbi. Hei, kui lahe tuba, kuhu me sattusime. Vau. Jah, see on kindlasti väike kõrvalhoone väravavahi või teenija jaoks, kes kunagi selle pere heaks töötas, jah, nende olemasolu ajal. Nad on ilmselt siin olnud sajandeid. Sellel kinnistul oli neil väravavaht. Nad maalisid väga ilusaid loodustseene, nagu näha oma ajal, kui nad siin olid. Kui palju tööd oleks üldse olla väravavaht? Sina, ma mõtlen, sa võiksid hoolitseda territooriumi eest, ilmselt töötaksid natuke ka majapidamises, aga ma ei tea. Ja ilmselt elaksid nad siis siin tasuta. Väike leivaahi siin taga. Ilus malmistahi siin ees. Ja ilmselgelt üks neist tüüpilistest polsterdatud prantsuse toolidest selle kõrval. Ja siis väga suur kapp. See on tegelikult üsna kena maja, mis asub seal põhimajja kõrval. Mulle meeldib ka see pink siin. Siil on väga peened tekstiilid. Olgu. Vau. Ja siis on meil siin maja esikülg. Absoluutselt kaunis valdus, mis on siin püsinud. Ma ei tee nalja. Alates aastast 1639. See on peaaegu 400 aastat praeguseks. Ja kogu selle aja jooksul on siin elanud ainult üks perekond. Mul on raske uskuda, et ajalugu võib ulatuda 400 aasta taha. Aga jah, me näeme seda siin oma silmaga. See on võimalik. Ja kahjuks mõnikord see laguneb. Ja see on selle tõe lõpptulemus. Räägime siis sellest, kes siin tegelikult elasid, sest ajalugu on palju sügavam, kui me kunagi arvasime. Kohe ukse kohal märkasime kivisse raiutud aastaarvu 1639. Et seda paremini mõista, siis 1639 aastal valitses Prantsusmaad veel Louis XIII. Ja see paik kuulus samale perekonnale peaaegu 400 aastat. Morlid. Kohe on näha, et nad polnud talupidajad. Siil on märkmikud, mis on täis Prantsuse tsiviilõigust, lepinguid, kohustusi ja juhiseid, kuidas ettevõtet asutada. Keegi siin oli jurist. Juristid ja muusikud, haritud inimesed põlvest põlve. Aga viimane, kes kodu päris murdis mustri. Ta oli Etienne, keemik. Selle asemel, et Pariisis karjääri teha, tuli ta koju ja muutis peremaja eralaboriks. Tal oli üks kinnisidee, kannikese lõhn. Et seda täiuslikult tabada, just nii nagu loodus selle loonud on. Aga asi on selles, et Etienne'i töö oli tegelikult oluline. Tema panused viisid mitmete tõeliste avastusteni parfüümimaailmas. Ja on üsna tõenäoline, et ükskõik milline lõhn sul täna peal on, võlgneb midagi sellele, mille Etienne rohkem kui 100 tagasi selles majas välja töötas.
Etienne elas siin väga ammu, 1800. aastatel kuni 1900. alguseni. Pärast teda kasutati seda kohta veel mõnda aega, isegi väikese muuseumina. Aga 2009 aastal jäi see vaikseks. Ainus jälg, mis alles jäi, on üks kiri, mis on adresseeritud naisele nimega Céline Guy. Mis siin neil viimastel aastakümnetel juhtus ja mis täpselt siia alles on jäänud, on meile endiselt mõistatus. Olgu, lähme nüüd edasi aeda. Nii et inimesed, kes siia esimestena elama asusid, ei olnud lihtsalt tavalised talunikud või midagi sellist. Need olid väga haritud inimesed, kes siia tulid ja neid nimetati, nagu prantslased ütlevad. Prantsuse keeles nimetatakse neid haritud inimesteks. Ja haritud inimesed tähendasid lihtsalt inimesi, kes õppisid ülikoolides ja pidasid end harituks, erinevalt tavaklassist. Aga selle mõisa puhul oli see tõsi. Ja inimesed, kes siin elasid, töötasid üldiselt kas õiguse alal või olid alkeemikud, eriti need, kes hiljem selles majas elasid. Siin olid keemikud, alkeemikud ja muud taolised inimesed. Mulle meeldib see mõis ka tagantpoolt, kus need suured korstnad välja paistavad. Vaata sinna, seal on kirikutorn ja siin hoovis on veel üks torn, mille otstarbes ma päris kindel ei ole. Kas see võiks olla seotud millegi muuga, mida me varem näinud ei ole? Heidame kiire pilgu sisse. Nii et jah, praegu paistab see olevat mingisugune kuur või panipaik. Okei, ma näen selle rippumas okastraati. Huvitav, ma tahan lihtsalt üles minna, tahan vaadata, mida see torn endas peidab, eks. Üldiselt on need lihtsalt kõik asjad, millega mõisa parandada. Nagu näen, need siin on plastikust tehtud. Aga kui sa näed neid mõne hoone küljes, siis tead, millega tegu on. Need on konstruktsiooni osad, mille sees jookseb tala, mis toetab hoonet ja takistab selle kokkuvarisemist. Olgu, lähme kõrgemale. Muud jumal, ei ole võimalik. Ma ei oleks oodanud siit midagi sellist leida. Neile, kes ei tea, mida me praegu vaatame, see on tegelikult linnumaja ja jah, seda võib näha ka mõne lossi juures. Olen Prantsusmaal näinud mõnda lossi ja suursugust mõisa, mille aedades on sellised tornid. Ja siis linnud tulesid siia pesitsema. Ma näen praegu, et selles tornis ei pesitse ühtegi lindu, aga tõenäoliselt ei ole praegu lindude pesitsushooaeg. Vau, ma poleks oodanud midagi sellist näha ja vaata ka katuse konstruktsiooni. See on endiselt väga heas seisukorras. Seda on ilus vaadata. Ma olen natuke hämmingus, et ma selle niimoodi leidsin. 7 aastat tagasi, kui ma esimest korda siin olin, ei näinud ma, et tagahoovis oleks nii suur linnutorn. Mis ajakirjad need on, mis siia seina vahele on kinni jäänud? Need on aastast 1954 nagu näha. Vaatame lähemalt. Spektakuleer. Vau, 12 lehekülge. Spektakula. Spektakle ja isegi väike aken, kus saab välja vaadata. Aga ma arvan, et nüüd on aeg minna mõisa sisse, näidata teile seda kohta ja rääkida selle loo. Enne sisseminekut otsustasin teha veel väikese jalutuskäigu aias, et näha, kui suur see koht tegelikult on. Sest ma ei saanud kunagi tegelikku ettekujutust selle aia suurusest. Okei, teil on siin isegi aed ümber. Vau, neil oli tohutu kinnisvara. See kinnisvara on lihtsalt vapustav. Mina võitlen Amsterdami linnas vaid mõne ruutmeetri eest ja vaata, mis inimestel siin maal on. Kas see pole mitte täiesti hämmastav?
isegi see ilus puu siin tagahoovis ja mingil põhjusel otse läbi selle jooksev elektriliin ning imeline puu siin tagahoovis. Nad ilmselt istutasid selle isegi tol hetkel. Nad ostsid selle maja 400 aastat tagasi ja see on sellest ajast saadik siin seisnud. See on hämmastav. Olgu, lähme nüüd sisse ja ma näitan sulle midagi, mida sa pead täiesti uskumatuks. Aga mis siis, kui ma ütlen sulle, et see koht on sõna otseses mõttes alati avatud? Kas sellesse majja on alati sissepääs olemas? Sest aja jooksul kogu see sein siin, sest aja jooksul kukkus kogu see sein siit majast välja. Sa näed seal üleval akent, siinpool treppi ja see tekitas omamoodi loomuliku sissepääsu sellele kinnistule. Siin näed sa veel seinajäänuseid. Ma hoian praegu sõna otseses mõttes seinast kinni, et siia majja sisse saada. Vau, see on alles trepp. Me läheme kohe üles, sa näed seda varsti, aga kõigepealt uurime alumist korrust. Ma jätan vasaku poole hilisemaks, sest see on Etienne'i tööala. Ja parem pool siin viib meid väga-väga ilusasse söögituppa selle maja sees. Nii et Morelli perekond, kes siin elas, on siin elanud üle 400 aasta ja kõik inimesed, kes siin elasid, on tõenäoliselt nendest koridoridest läbi kõndinud. Mulle meeldib ka see, et pärast 7 aastat mahajäetust näeb see kinnisvara ikka veel üsna heas seisukorras välja. Mõtlen, klaasid pole katki, midagi pole vandaalitsetud, pole graffitit, kõik on ikka väga heas seisukorras. Lühtrid ripuvad endiselt siin. Ja see ongi see, mida mulle meeldib näha. Mulle meeldib näha seda austust nende mahajäetud kohtade vastu, sest see konkreetne on ausalt öeldes üsna tuntud. Ja, see ongi nii. Paljud inimesed on selle aja jooksul siin käinud. Ilus kamin seisab siin nurgas keset tuba. See on marmorist kamin. Ei, tundub, et see on hoopis kivikamin. Vau! Siin on paar kasti ja siis need sahtlid. See on nii armas. Nurgatool seal. Vau, isegi siin on meil kirjutuslaud, kus ma saaksin natuke tööd teha. Ja siis muidugi, mis oleks üks Prantsuse maja ilma ühe sellise suurepärase tooli ja kauni polsterdusega salongi mööblita, mis neil selles majapidamises oli. Vau! Siin seinal näete isegi, et nad kasutasid tõesti ilusat tapeeti selle toa kaunistamiseks ja selle eriliseks muutmiseks. Ja see viibki mind loo esimese osa juurde. Ja need ongi Etienne'i esiisad ja esiemad. Etienne tuli hiljem. Ta elas umbes 1900 aastatel sündis, 1950 aastal suri, 2000-ndate alguses, aga tema esiisad ja esiemad. Nad tegelesid tõsiselt värvainete valmistamise keemia ja kemikaalidega. Ja 1800-ndatel Prantsusmaal oli värvainete tootmine tõuseväri. Ja nemad olid need, kes leiutasid kõik värvained, mida oli vaja riiete ja rõivaste tootmiseks. Ja muidugi ka värvid, nagu me siin näeme tapeetidel ja kangastel, näiteks seal all salongi istmel. Wow. Paar tooli seisavad siin ikka veel. Need inimesed olid üliolulised Prantsusmaa läbielatud revolutsioonide jaoks. Värvainete tootmine ei ole kellegagi seotud. See on seotud keemikute ja teadlaste rühmaga, kes arendasid seda aastakümnete jooksul ning paljud inimesed osalesid selle leiutamises. Mingil põhjusel me lihtsalt astusime magamistuppa. Mingil põhjusel me lihtsalt astusime magamistuppa. Ja see magamistuba tundub siin natuke kohatu, sest kohe siin on välisuks ja siis siin otse elutoa kõrval on meil magamistuba. Aga see võis olla magamistuba, kus Etienne oma elu hilisematel päevadel magas. Ma mõtlen, ta ei olnud väga vana, kui ta suri.
nii et ma eeldan, et ta ei olnud näiteks liikumisvõimetu või midagi sellist. Üksik õmblusmasin seisab siin, nagu tavaliselt nendes Prantsuse kohtades ja see on ka tõesti lahe. Sa näed, et nad panid tapeedi taha ajalehed ja see on uus tapeet ning siis on meil kohe selle taga vana tapeet. Me näeme isegi, millal nad siia tapeedi panid, siin on kirjas 1975, nii et see, mis siin all on ilmselt palju vanem kui see, mis peal on. Sa näed isegi kõiki juhtmeid ja elektrijuhtmestikku, mis nad hiljem juurde panid. Tükk nahka, mis on siin elektripistikute ümber naeltega kinni löödud, ei saaks praegu ilmselt elektriinspektsioonilt heakskiitu, aga tol ajal oli see nende inimeste jaoks täiesti normaalne. Seal on öökapp, mille peal on lilled ja kõik muu endiselt alles. Longue vite à travers les âges. Seal on kirjas läbi aegade. Pidin selle üle korraks mõtlema ja muidugi on siin ka ilus kiiktool. See näeb kindlasti välja nagu marmorist Itaalia kamiin. Need tunduvad alati pragunenud olevat, kui ma neid sellistes kohtades leian. Wow. See on lahe kaminaater. Isegi see peegel siin ei ole katki, tundub, et see on mingist tammepuust. Siil sees on ilus peegel ja siin üleval on vapp. See võis selles peres olla jah, aastakümneid ja aastakümneid ja aastakümneid. Aga kahjuks näitab maja ka oma vanust ja lagunemist ajapikku ning see on minu jaoks üsna kurb. Nii et, mis meil siin on? Mis see on? Siin koridoris ripub väike latern. See paistab olevat mingisugune köögiala. Siin näed isegi 1977. aastast pärit ajalehti, mis on lahti koorunud. Nii et tõenäoliselt tegid nad kogu maja ajalehtedega uuesti üle. Jah. Ja siin all on ka kraanikauss. Kas siin on nagu ajaleht? Ei, see on stiil. Okei, ma arvasin, et see on tapeet. Ja siis saad siit jälle otse välja vaadata. Okei, aga nüüd viin ma sind ühte väga erilisse tuppa. Ja ma usun, jah, peale ülemise korruse magamistoa on see minu lemmiktuba selles majas. Ja see siin oli Etienne'i töökoht. Ta kirjeldab seda oma märkmetes palju. Ta kirjeldab seda kui oma tuba selles majas ja ilmselt oli see ruum, kus ta veetis kõige rohkem aega. Nii et samal ajal, kui tema vanemad, vanavanemad ja kõik selle perega seotud inimesed tegelesid värvainete tootmise ja uurimisega, valis Etienne hoopis teistsuguse elutee. Aga Etienne hakkas uurima parfüüme ja lõi oma elu jooksul palju erinevaid parfüüme. Ja ma usun, et lugesin tema märkmetest, et ta uuris kannikese lõhna ning kuidas seda looduslikku lõhna keemilisel kujul edasi anda. Ja ma arvan, et see on tõeliselt ilus teadus, millega tegeleda ja millele oma elu pühendada. Siin on isegi näha, et mõned tema tööriistad on siiani alles. Kõik tema kaustad, katseklaasid ja muu selline, mida ta kasutas oma parfüümide loomiseks ja kogu oma töö tegemiseks. See on ilmselt ka üks põhjusi, miks see mees elas siin Prantsusmaa maapiirkonnas ega kolinud näiteks Pariisi. Tal oli siin rahu, aed, kus parfüüm arendada, aega, vaikust ja ta töötas otse kodust, mitte suures laboris. See on minge. Ja ta veetis kogu oma aja siin toas, töötades oma katsete kallal. Metallist Lüchter rippus siin läest koos selle imelise puutööga, mis meil siin üleval oli. Ja siin oli ka istumisala koos sisseehitatud kapiga seal taga. Ma mõtlen, sisseehitatud kapid, neid näeb Prantsusmaal nii palju. Need on igal pool. Selles pole enam nii palju neid. Ja jällegi ilmselgelt kamiin, marmorist kamiin.
mis ruum meil siin on? Ma arvan, et see oli osa tema tööalast, kuid mingil hetkel võis see olla ka köögiala. Näete, kamin on endiselt siin. Puud on ikka selle kõrval. Ja see näeb välja nagu kamin, mis on selle maja jaoks ehitatud kõik need aastad tagasi. Ja seda pole kunagi muudetud. Massiivne puitala jookseb siin üle kogu hoone pikkuse. Ja siis, mis see on? Mul on siin seina sees nagu väikesed nišid. See on armas. Wow. Jah, see pidi kindlasti kunagi olema köögiala omal ajal. Ma tahan ka siin taga ringi vaadata. Kogu see hoone variseb praegu sõna otseses mõttes kokku. See on kogu puiduhoidla ja need laoruumid, mis neil maja jaoks olid. Miks annaks mees kogu oma elu ühe lillelõhna nimel? Et sellest aru saada, pead sa mõistma kannikest. Sest ajaloos on vähe lilli, mida oleks nii palju armastatud või nii võimatu tabada. Prantsusmaal ei olnud kannike kunagi lihtsalt lill. See oli Napoleoni enda salajane embleem. Kui ta 1814 aastal pagendusse saadeti, lubas ta oma järgijatele, et naaseb koos kannikestega. Ja sellest ajast peale kandsid tema toetajad kogu riigis vaikselt lille, et üksteist ära tunda. Tema teine naine, Marie-Louise, sai Parma hertsoginnaks ja tegi kannikestest oma linna sümboli. 19. sajandiks oli sellest saanud üks Euroopa moekamaid lõhnu. Aga oli üks probleem. Looduslikku parfüümi oli erakordselt raske toota. Isegi kaubanduse kõrgajal, kui kogu käsi ümbruse istandused destilleerisid aastas 100 tonne lilli, kulus umbes 33 000 kilogrammi kannikeseõisi, et saada vaid 1 kilogramm õli. Inimene ületas kaugelt selle, mida loodus suutis pakkuda. Nii suutsidki 2 saksa keemikut, Timman ja Krüger, aastal 1893 lõpuks laboris Ionan nimelise ühendi abil selle lõhna taas luua. See läbimurre aitas kaasa kaasaegse parfüümitööstuse kujunemisele. Ja siiski jäi kannikesel veel üks viimane saladus. Just see molekul, mis kannab selle lõhna, lülitab ka inimese haistmismeele välja. Sa hingad selle sisse ja hetkega kaob see ära, siis tuleb aeglaselt tagasi ja hajub jälle. Parfüüm, mis kaob isegi siis, kui sa seda hoiad. See kaduv lõhn, mida on taga jäänud nii keisrid kui ka keemikud, on just see, mida Etienne end majja sulgedes püüda üritas. Olgu, me proovime seda. Me proovime üles minna. Ma arvan, et see siin ei ole väga hull, aga see, mis viib üles järgmisele korrusele ja mida me hiljem ka tahame võtta, on palju hullem. Kas see on üldse stabiilne? Vaata, kui stabiilne see on. Lihtsalt künni selle peal. Poole probleemi. Isegi siia seina sisse on see ehitatud. Tõenäoliselt. Ma mõtlen, praegu on seal veinipudel. Vaata seda maali, mis siin ikka veel tripub. Kuidas see on kogu selle aja üle elanud? Vau! Vaata seda. See on sõna otseses mõttes joonistus või maal linnast endast. Ja siin on meil kirik. Ja siis kohe kiriku kõrval. Ei, see on sellel pool. Või sellel pool. Ma ei ole päris kindel. Seal on maja, kus me praegu oleme. See on tõesti väga huvitav. Nii et keegi siin kohas joonistas kunagi selle maja. Ja jah, see ongi tulemus. Sa saad sõna otseses mõttes vaadata tagaaeda. Ma mõtlen, see on ju tuba vaatekäeks. Ma kardan hiljem üles minna. See saab olema kohutav. Isegi siin laud. Vau, kõik variseb kokku ja kõik laguneb laiali. Olgu, lähme siit üles ja vaatame ringi. Vaata seda siin. See on laste magamistuba.
isegi väike kirjutuslaud on veel alles. ma ei tea, mis juhtus Etienne'i lastega, sest ta suri 2000-ndatel. Selleni jõuan ma kohe. Aga ma ei tea, kas tema lapsed on veel elus. Tal olid tõenäoliselt lapsed, sest on näha, et selles majas oli palju elu. Aga miks nad siia ei tule ja miks nad selle maja niimoodi hüljatuna jätsid, on minu jaoks päris suur mõistatus. Siin on meil ikka veel üles tehtud voodi, mille kõrval on sinine voodipott. See on tõesti vahva. Ja lagi siin on täiesti kokku varisemas. Wow. Ma annaksin sellele võib-olla veel 5 aastat ja siis tõenäoliselt laguneb kogu see maja täielikult ära. Tere kõigile! Kapp täis halba voodipesu. Paneme selle kinni. Nii et jah, see tapeet on selles toas imeline. Vaata seda. Läheme kohe koridori kaudu edasi. Kas ma näitan sulle siin üleval magamistube. Ja alustame minu lemmik magamistoaga. Ja ma arvan, et see on endiselt üks mu kõigi aegade lemmik magamistubasid maha jäetud kohtades. See on kindlasti selle majapidamise peamagamistuba. Ja see ütleb selle pere kohta nii palju. See näitab selle pere elegantsi, aastaid värvainete tootmises töötamist. Seda on näha selle toa värvides. Ja see viib mind ka selle majapidamise lõpuni. Mis siis Etienne'iga juhtus? Ma ei ole selle maja lõpuosas 100% kindel, aga inimesed siin kandis olen rääkinud mõne külainimesega ja nad ütlevad, et Etienne suri selles majas umbes 2000-ndatel keemilise õnnetuse tagajärjel. Ja ta pidi tol hetkel olema umbes 50–60 aastat vana. Nii et ma mõtlen, see, mis tema elu kujundas, tappis ta lõpuks ka ära. See on üsna põnev. Mul on temast väga kahju, aga ma usun, et ta pidi siin väga head elu elama. Kas see pole mitte igaühe unistus sellises voodis magada? See ei saa halb olla. Imeeliselt hästi tehtud. Kaardineid ette tõmmates saad end täiesti oma ette sulgeda. See tunne on nagu oleksid jälle laps. See on nagu väike onn, mille sa endale ehitad ja kuhu saad öösel peitu pugeda. Öökapp on endiselt selle kõrval. Milliseid raamatuid ta luges? Ei, ma ei saa sellest midagi aru. Jah. Vau. Imeline öökapp. Seal all on palju sahtleid. See voodi on minu jaoks lihtsalt lummav. Lill ja kõik muu seal üleval. Ja siin on tema kirjutuslaud koos mõne noodilehega firmalt Dietrich & Company Brüsselis. Ja ilmselgelt olid selle maja inimesed. Tõenäoliselt ka Etienne, klaveri ja viiuli ning muu taolise mängijad. Nad olid väga haritud, nii et see oli alati osa nende eluviisist. Kaunis tool siin nurgas ka. Nagu näete, kõik väärtuslikud esemed majas, näiteks nende kellade sisemised mehhanismid, on varastatud. Ja ma saan aru, et pärast 7 aastat tulevad inimesed siia, näevad seda ja arvavad, et võivad seda kasutada. Näiteks selle peal siin pidi tõenäoliselt olema mingi kuju. Tõenäoliselt oli see siin ka 7 aastat tagasi, kui ma siin olin, aga praegu on see varastatud. See on natuke kurb, aga ma saan aru. Ja siin on meil marmorist kamiin koos nende sisse ehitatud peeglitega selle kohal ning tavaliselt on siin ka ukse kohal või kamina simsil maaliga kaunistatud paneel. Siin näete ka, et lõuend on välja lõigatud, ma arvan, ja see maal, mis siin varem oli, on varastatud. Mis tuba see siin on? Ma ei mäleta seda. Aga see näeb välja nagu mingi meditatsioonituba või kunstiruum. Ja keegi siin majas oli kindlasti kunstnik. Nagu näha, joonistasid nad kiriku ja ilmselt siit aiast, sest siin on näha nende ait. See on ilmselt linnumaja siin.
ja kui aed oli täielikult pügatud, oli kogu kirik tagahoovist näha. See on äge, et see kõik on siia niimoodi alles jäänud. Ja siin on meil veel üks joonistus ja sellest ma praegu päris hästi aru ei saa. Veel mõned noodid ja asjad on siia maha jäänud. Vau, milline koht. Nad kaunistasid kogu oma koridori selle ilusa lille mustriga, mida me siin näeme. See on nii eriline. Teeb siin olemise väga hubaseks. Siin on veel üks tuba, kus on voodipott ja kõik muu olemas. Ning voodi kõrval on mõned lilled. Mul on selles majas mõned toad, see ei ole kõige suurem mõis, ma mõtlen. See on mõnusalt suur mõis. Ma ütleksin, et see tool, see lamamistool, mida ma ootaksin maja aias olevat, on mingil põhjusel siin magamistoas. Nähtavad talad, me näeme neid igal pool majas. See on lihtsalt väga kena lahendus. Vau, ma ei tea küll, mis see tükk siin on. See näeb välja nagu nagi, aga kindlasti ei ole. Võib-olla isegi nagu lambipesa või midagi sellist, ma ei tea. Ja see on kõige parempoolsem tuba mõisas. Ning mulle meeldib ka see väga. Sest siin on see tüüpiline prantsuse nišš seinas, kus voodi kunagi seisis. Aga voodi on paigutatud. Samuti ilus prantsuse voodi, selle kohal prantsuse kroon. Vaata seda. Kas see pole mitte lihtsalt meistriteos? Isegi siin kõrval on meil vannituba. Väga uhke vannituba. See on imeline. See vannituba on täielikult tapeeditud. Keegi mõistlik inimene tänapäeval ei tapeediks vannituba. Vabandan nende ees, kes neid videoid vaatavad ja kellel on tapeediga vannituba. Aga see on minu arvamus. Kui sul on, siis ütle mulle, kas sul on tapeediga vannituba. Palun jäta kommentaar ja saada mulle pilt e-posti teel, sest ma tahaksin seda väga näha. See peab olema lahe. Ja siin on veel üks kirjutuslaud, mis on praegu lagunemisega kaetud, sest lagi laguneb selle peale. Vau, lill ja kõik muu. Hei, siin taga on prantsuse lipp, lahe. Ja siin all on ka terve marmorist kamin. Ma arvan, et see on ka puur relva jaoks, relvanäituse jaoks. On hull mõelda, et see mõis näeb pärast kõiki neid aastaid ikka veel nii hea välja. Ma arvan, et see on ka tänu külale. Inimesed hoiavad sellel paigal natuke silma peal. Ma mõtlen, et nad ei keela sul siia tulla, aga nad jälgivad, mida sa siin sees teed. Ja minu arvates on see hea asi. See on väga hea asi. Okei, nüüd on aeg proovida minna järgmisele korrusele ja ma olen üsna, ma lihtsalt mõtlen, kuidas ma seda teen. Nii, ma arvan, et läheneksin sellele nii, vaadake, siis te näete, mida ma teen. Kuidas ma sellele läheneksin, on järgmine. Ma ei läheks trepist, sest need trepid, neid pole peaaegu enam olemaski. Aga jälle kostab siin kirikukell. Ma haaran sellest kinni, siis tulen niimoodi ümber ja ronin siis niimoodi üles. Aga kõige naljakam osa selles kõiges on see, et ma pean seda tegema koos kaameraga. Ma annan sulle lihtsalt väikese ronimistunni, kui sa tahad kunagi siia tulla. Ma tahan 3. korrust näha. Tõenäoliselt pole see seda väärt. Olgu, proovime seda nüüd kaameraga teha. Ja see saab olema veelgi lõbusam. Olgu, just nii, just nii. See on raske, ma arvan, ja pean kohe trepile astuma. Olgu. Olgu. Me saime hakkama. Ja vaata, kus me praegu seisame. Siit näeb sõna otseses mõttes välja. See on hullumeelne. Tundub, et me jõudsime mingisse ülemisse pööningule.
ma arvasin, et siin üleval oleks rohkem olnud. siin üleval on näha mõned vanad voodid, hunnik toole, mida ilmselt enam majapidamises vaja ei läinud. jah, üldiselt lihtsalt jah, pööninguruumised ja vana voodiraam ja kõik muu. tõenäoliselt enne, kui nad baldahiinvoodi panid, olid neil need voodid. ja kümned noodilehed on ikka veel põrandal laiali. pärast 7 aastat oled sa tagasi ja siis tunned lihtsalt nostalgiat, sul on uus lugu, ma arvan, et oli täiesti imeline siin jälle olla ja ma loodan, et sulle meeldis see. See ekskursioon, mille ma sulle selles kaunis muisas tegin ja lugu, mis sellega seotud oli. Ja sellega oledki jõudnud video lõpuni. Nii et sa oled ilmselt püsivaataja, aga isegi kui sa oled püsivaataja ja kui sa oled kanalit tellinud, siis kontrolli all, sest mõnikord eemaldab YouTube sind kanali tellijate hulgast. Ja meie jaoks on väga oluline, et kõik neid videoid näeksid, et saaksime jätkata neid seiklusi üle kogu maailma. Umbes 70% inimestest, kes videoid vaatavad, ei ole kanalit tellinud. See on minu jaoks hull number. See peab vähenema ja me tahame jõuda 1 miljoni tellijani. Aitäh kõigile, et vaatasite selle nädala videot, pange pöial püsti, kommenteerige all ja näeme teid järgmisel nädalal uuel imelisel avastusretkel. Nägemist!